sinu elu on siin ühes telefonis. Mõnele inimesele meeldib, kui tema telefon näeks nagu väga ilus välja. Kindlasti tahaks, et oleks kuidagi nagu isiklikum ja sellisem ägedam. Issa ma tunnen, nagu ma oleks mingi täielik tehnikavõõras inimene. Kui telefoni isikupärastamine terminina ei ütle võib-olla paljudele midagi, siis praktikas on see miski, mis vähemalt noorte seas on ülipopulaarne. On sul tunne, et paljud sinu vanused kuidagi teevad, et värvid oleks ilusad ja teevad nagu ilusamaks? Ma olen kõik, seal tegevad. Paljud noored mängivad nende värvidega ja teevad oma homescreeni väga ilusaks. Suht kõikidel on nagu tehtud, nagu mis esteetik neile meeldib ja nii. Ja enamikel on nagu mingi värvide järgi ja nii edasi. See on päris populaarne. If your phone looks like this, but you want it to look like this, then keep on watching. Tegime ka koos Ariaga enda storydes üleskutse, et meile saadetaks kuvatõmmiseid ägedalt kujundatud homescreenidest. Ja see, kui palju neid seepeale meile saadeti, oli ikka väga hullumeelne. Osa neist on väga selgelt seotud selle inimese tegevustega elus, osa asjadega, mida inimene fännab, ning mõni versioon võiks figureerida lausa mõne kunstimuuseumi seinal. I don't know about you, but I personally can't be going around with an ugly phone. So this is how I take my phone from this to this. Ja kui te mõtlete nüüd, et see on ainult mingi naiste teema, siis mõelge korra uuesti. Nimelt käisime ka tänaval noorte telefonidega tutvumas ja just noormeeste telefonid torkasid silma eriti läbimõeldud ja esteetilise sisu poolest. Kui organiseeritud teile telefonis äpid on? Ei ole üldse. Kuidas sul? Väga. On organiseeritud? Ja. Miks olete niimoodi organiseerinud, tegelenud sellega? See on lihtsam äpp üles leida. Sa oled värvide järgi päris ägedalt kujundanud. Kust siuke otsus? Ma ei tea, panin tegelikult suvakalt. Aga kuidas sa panid need värvid niimoodi? Ma kuidagi mängisin värvidega ja siis tuli niimoodi välja ja mul hakkas meeldima see ja jätsingi nii. Lihtsalt tahtsin midagi sellist teha ja lihtsalt meeldib. Sa põgusalt enne näitasid, et sul on endal ka tegelikult telefon päris ägedalt kujundatud. Kas sa tegid seda tänase jaoks või sul oli juba varem? Ei, mul on varem ja tahaksin hoida oma tööelu oma päris elust nagu eemal, siis mulle meeldibki nagu sorteerida neid äppe ja asju ära, et teen omale eraldi lehekülle, kus mul on kõik tööasjad olemas, eraldi leht, mis mul personaalne, et mul ei läheks segamini midagi. Kuid miks tunnevad nii paljud noored vajadust oma telefoni sisu ise kujundada? Ja kas see äkki on hoopis järjekordne tõestus sellest, et meie suhe telefonidega on läinud natukene liiga lähedaseks? Check out the sweater. I'm matching with my phone right now. Sel teemal on tehtud isegi mitmeid uuringuid, kus jõutakse enamjaolt selleni, et telefoni personaliseerimise põhjused lähevad tegelikult juba väga sügavalt psühholoogia valdkonda. Ja seda tõestasid tegelikult ka nii mõnedki meie saadud vastused. Ma mõtlesin, et äkki näen siis ise ka ägedam välja, kui mu telefon ilusam on. See tekitab mulle hea tunde, et mu telefon kena välja näeb. Ma valin alati temaatika, mis tekitab rõõmutunnet. Et vahet pole, kui raske päev või kui kurb on olla, saan alati dopamiini, kui oma telefoni lahti teen. Ma otsustasin telefoni selliselt kujundada, et iga kord, kui ma selle avan, oleks mul midagi silme ees, mis mind motiveerib ja tuletab mulle meelde mu eesmärke. Kui kunagi tähendas seadme personaliseerimine ainult taustapildi vahetust, siis täna on personaliseerimise võimalused lõputud. Sulle ei meeldi näiteks äppide ja widgetite all olevad kirjad? Pole probleemi. Tahaksid, et su klaviatuur näeks ägedam välja. Vali, millist tahad. Ei meeldi font, millega kirjutad, muudetav. Kui veel mõned aastad tagasi pidi iga asja disainimiseks eraldi äppi alla tõmbama, siis iga uuendusega lähevad telefonide enda sisseehitatud võimalused järjest paremaks. The goal is to keep as little apps on your home screen as possible. Then move the icons to make space for your subject. And there you go, your iPhone is immediately so much more aesthetic. Kui palju üldse erinevad Androidi ja iOS-i võimalused kujundamises? On seal seda, et ma ei tea, see vana aja võitlus, et üks on parem kui teine? Oli pigem, et vanasti oli see, et said Androidil oli lihtsalt rohkem võimalusi muuta ja panna juurde erinevaid tiime. Siit saab värve valida, et see on mingi täiesti uus uuendus, mis selle iOS 18-ga tuli. Hoian all nuppu Customize, see on olemas mul siis lisan siia pildi oma galeriist ja siis ma saan oma kelle siin kujudada, panna suuremaks ta, väiksemaks, muuta näiteks mingit muud värvi panna siia juurde, suuremaks teha, väiksemaks, mis iganes, mingid erinevaid stiile asju. Ja kui see kõik tundub nüüd hästi äge, et meil on nii palju erinevaid võimalusi telefoni personaliseerimiseks, siis see kõik ei pruugi alati minna ilma viperusteta. I've updated to iOS 18 and well, I'm having some issues. Enamus asju, mis sa alad alla omale,
oo jaa, kindlasti on mingeid ägedaid nagu tiimiasju ja lõpuks on mingi moment, et maksa selle eest raha, et sa kunagi ei tea, mis on omal laad, kes selle eest vastutab, kes su privaatsust näeb või mingid isikuandmeid kindlasti on seal sees hästi palju, võib lekkima minna. Ja on olnud olukordi, kus seda asjad maha installida on niivõrd raske, et inimene lihtsalt ei tea, kus seda teha nagu. Kuigi probleeme, mis tekkida võib, on väga palju, siis õnneks ei tundu need kuigi levinud olevat. Ja ka mul õnnestus kõikide inimeste seast kuulda vaid mõnda üksikut tagasihoidlikku probleemi. Ma ei tea, kas see tuleneb sellest, aga mu aku hakkas peale seda palju kiiremini tühjaks saama. Ainuke asi, mis vahel närvi ajab, on see, et kui vajutad nendele widgetitele kogemata peale, avaneb see äpp, millega need tegin. Väga probleeme pole tekkinud. Võib-olla siis, kui keegi teine tahab su telefoni kasutada ja ei leia äppe üles. Ei ole tekkinud probleeme. Ainus asi alguses oli see, et uute värvide ja paigutuse tõttu ei leidnud kohe kõiki rakendusi üles. Mul Android, nii et pidin tõmbama ühe äppi selleks ja vahetevahel, kui telo välja lülitab, siis widgetid kaovad ära millegi pärast. Muidu pole rohkem midagi olnud. Olete te kuulnud ka, et kellelgi oleks mingi probleeme olnud sellega, et ma ei tea, mingid äpid ei avane või võtab akut palju või midagi sellist? Ei ole. Probleeme ei ole kuulnud, aga nagu akut võtavad küll tavaliselt pigem nad palju. Et sul on vaja seda, et pealt oleks ilus, aga siis läheks tööle ka. Eks ta oli aeglasem, aga muidu midagi muud ei olnud. Enamik probleeme tulebki just kolmanda osapoole äppidest. Levinumad probleemid on näiteks rakenduste kokkujooksmine, see, et ühel hetkel on kõik su kujundatu kadunud või osa rakendusi ei võta kujundust lihtsalt omaks. Why just some apps follow it and other apps don't? Ka tänapäeval on just see, et on hästi palju äppe olemas ja esimene asi, mis teha, on kindlasti, kui sa tõesti tahad omale mingit rakendust alla laadida, et oleks olemas mingi populaarne tiim, kus saadki omale panna erinevate mingi piltide taga ikoone näiteks sinna juurde või vidinaid asju, et siis kindlasti vaata enam üle, et mis on see arvustus, et kui palju hindamisi on, kui on ikkagi mingi 3 tärni, siis pole seda vaja lihtsalt panna, sest äkki on, ütleme, vaata kommentaarid kindlasti läbi. Ja kui tõesti vaja, et kahtled, siis küsi kas või AI käest üle. Kui sul tekkis aga küsimus, et on see telefoni personaliseerimine, siis üldse neid riske ja jändamist väärt, siis tegelikult leidub selles ka palju praktilist. Parim viis telefoni funktsionaalsuse lisamiseks on erinevate widgetite kasutamine. Kuigi esimesed widgetid ilmusid juba 2005. aastal, siis iOS 14 uuendus oli see, mis tõstis widgetid tõeliseks teemaks. Peale seda kasvas kogu telefoni personaliseerimise turg hüppeliselt. Näiteks tänaseks üks populaarsemaid widgetite disainimise äppe, Widgetsmith, sai ainuüksi esimese nädalaga üle 13 miljoni allalaadimise. Mis asi see widget on? Kuidas sa seda kirjeldaksid? Eesti keeles on siis lisavidin, kus saab panna omale erinevaid, ta on kiirtee mingi rakenduse peale. Widgetite abil saad oma ekraanile lisada näiteks ülesannete nimekirju, otse teid enim kasutatud funktsioonideni või vee joomise meeldetuletusi. Variante on lõputult ja igaühele leidub miski, mis tema elu lihtsustaks. Ütleme nii, et näiteks mulle kindlasti meeldib vaadata, kas mul on kõik akud täis klappidel, näiteks AirPodsidel, ma samme ära, palju ma pean liikuma, palju ma olen telefonis olnud näiteks päeva jooksul, mitu tundi. Aga mingeid widgeteid ikkagi vist kasutate või? Ma vaatan. Ainult Duolingol. No jaa, mingi Spotify ja siuksed. Rohkem nagu mingi praktilise eesmärgiga. Aga miks te need pannud olete või kus see nagu mõte tuli? Nagu meeldetuletus. Ja lihtsalt nagu saab kiiremini vaata, et ei pea nagu eraldi mingi otsima nüüd ülesse. Saan vaatama jooksmisi, saan teha mingeid muid trenne asju, näen ilmateadete just ära, et siin on nii palju erinevaid funktsioone, mis saab teha. Rääkisin ka sellest, et on olemas siis kiirvalik, kus sa saad näiteks Instagram pakku juba näiteks stories, et sul on olemas siin kohe lööd selle üles siit ja siis on saad hoida peale ja näha seda riili juba näiteks kiire ja ülimugav, ma arvan, noorte jaoks eriti tänapäeval. Ma panen need ilma kalendri ja nagu need panen sinna homescreenile. Pigem sellised nii-öelda praktilisele eesmärgil, jah? Nagu mind ei huvita see ilu, aga mind huvitab see kõik need vajalikud asjad, mida ma tahan kasutada nagu e-kool, stuudium, Delfi, TikTok, siis et need oleksid nagu mu kodulehel, mida ma kasutan kõige rohkem, et need oleksid kõik ühes koos, aga muidu mind ei huvita väga, kuidas need paigutatud on. On teil ka tunne, et tahaks kuidagi võib-olla midagi seal rohkem teha, aga et on keeruline või võiks midagi seal paremini olla? Ja ma tahaksin nagu palju üldises teha, aga mul ei ole aega ja ma kogu aeg unustan. Mõte on nagu tüütu, aga siis tegelikult teed ära, siis on nagu kerge tehtud.
jah, täpselt samad sõnad. Mul ei ole väga aega olnud ja mul lähevad telefonid kiiresti katki ka, nii et ma lihtsalt ei viitsi tegeleda sellega. Kas need lahendused, mis sul on, sa oled kasutanud ka mingeid kolmanda osapoole äppe või? Kõik on telefoni sees mul jah. Mina pole siin ühtegi muud äppi kasutanud, siin on kõik, mis on iOS pakkunud. Telefoni isikupärastamine ei ole enam niši hobi, vaid kasvav osa meie digitaalsest identiteedist. Ja kui täna nõuab see veel natukene viitsimist ja loomingulisust, siis tulevikus võib see olla vaikimisi standard, olenemata vanusest või oskustest. Kuidas sa seda tulevikku näed selles valdkonnas, et me käisime näiteks ka tänaval küsimas noortelt ja ikkagi päris palju oli neid tegelikult, kes tõid välja, et see täna tundub veel nende jaoks selline natuke tüütu või et nii palju on vaja ise teha, et kuidas sa näed, kas see tulevikus muutub? Kindlasti on olnud intervjuus selle koha pealt ja juba olnud infot, et tahavad muuta siis seda rohkem nagu AI-ga teha lihtsamaks, et sul on võimalus siis panna kas või mingi kood või öelda, et ma tahaks teha sellist tiimi omale, sellist nagu visiooni tee minu eest ära, vaata, et teeb sinu eest juba terve selle stiili ära, sa peaks juba nii palju mõtlema, selle peale vaeva nägema, et kindlasti juba see muutub ajas päris kiiresti. Võib-olla mõne kuu või aasta pärast piisab vaid ühest lausest ja kõik ülejäänu teeb meie eest tehisintellekt. Seni jääb aga see loominguline mänguväli meie endi kätte. Jagage ka oma kokkupuuteid ja mõtteid ning vajutage seda subscribe-nuppu.